Tähelepanu, head Eesti ESO vaatajad, head kuulajad. Oleme oma saatesarjaga jõudnud sinnamaale, et seisame Eesti ESO 200. episoodi lävepakul. Ja seisame juubelimeeleolus. Seisame uhkelt, sirgjooneliselt. Seisame vaadates tuleviku ja tähtede poole. Võtaksin siinkohal võimaluse, et tervitada ja tänada just teid, kes te olete neid jutuajamisi vaadanud, kuulanud, kes kaasa mõelnud, kes mõnikord isegi sõna sekka paotanud. Jätkame järjest sügavamatel jututeemadel, järjest põnevamate vestluskaaslastega. Olge terved ja näeme jälle. Eesti ESO. Tere, head Eesti ESO vaatajad ja kuulajad. Tervist, Peeter Võsa. Tere. Peeter, minul on 200 episood, nagu ma sulle ütlesin. Mitu saadet sina oled teinud? Ma ei tea. Pole aimugi, on ju? Pole õrna aimugi. Neid ikka on. Ma mõtlengi, et teles on ju see nii-öelda hooaeg on ju ikkagi 9 kuud nagu koolis, et siis suveks minnakse puhkusele. Ja siis ütleme, kui iga nädal on saade 52, sealt võtad 3 kuud maha, 40 saadet on siis ühel hooajal vist või? Ütleme niimoodi, et tegelikult on ju kevadhooaeg või ütleme, et kevadtalvine ja sügistalvine hooaeg, eks ole, et 2 hooaega seda suvepuhkust või sundpuhkust on küll hapukurgi hooajal, aga ega see hapukurgi hooaeg ju mine õue, sa istud kontoris, mine välja, vaata, mis ilm on. Sajab ju sula selgelt pori praegu pähe, et meil õnneks jah, et oleks meil parem kliima, siis võib-olla oleks see hapukurgi hooaeg päris pikk. No. Kas sa usud, et inimese karakterit mõjutab see, mis ilm väljas on? Et ütleme, lõunamaalased on sellised joviaalsed ja rõõmsad, aga siin on meil puhas kaamos käes. Jaa. Kindlasti. Kohe kindlasti. Ma arvan, et nii meil kui soomlastel on seetõttu väga palju enesetappe. Meil on võib-olla, ütleme, mis siin Eesti alasid puudutab, on võib-olla segatud äkki germaani viikingite verd ja teiselt poolt jälle mongolite verd kõvasti sisse. Me veidi erineme nendest, ütleme, soomlastest, kelle geen on ju, mis need geeniuuringud oli, eestlase geen pole siiani selge, soomid uurisid 1,5 aastat ja põps, siuke jupiki tuli välja, et see ongi soomlane. Et kui nende elustiili vaadata, kas üldiselt on ju kõik rahulik ja kõik on mõistlik ja siis kui järsku midagi juhtub, siis pereisa võtab Paavli püssi ja laseb terve tanklatäie inimesi maha või vigaseks. Et võt sellised pursked. Mis see on? Arktiline hüsteeria või? Soome on huvitav selline paradoks ja, et aastaid räägitakse sellest, et kui otsida maamunalt kõige õnnelikumaid inimesi mingisuguse, mis iganes, ma ei tea, mis parameetrite järgi seda mõõdetakse, siis soomlased on alati top 1, on ju. Aga see on justkui kõige õnnelikum enesetapjate maa, et seal ikkagi on siuke tohutu polaarsus siis, et tõmbavad kuuli pähe endale, aga samas on, kõik on jube hästi ja kõik on jõle õnnelikud. Jah, selle üle võib igatepidi ju filosofeerida, eks ole, et ütleme, õnn on ju meeleseisund, eks ole, et see ei ole ju midagi, mis on välisega seotud. Küsimus on, kas sa suudad endale selle meeleseisundi luua või suuda. Ja mõnel inimesel ei ole vaja seda seisundit üldse luua, see on kogu aeg olemas. See inimene on natukene lihtne või siis lihtsalt loll. et lollil ei ole ju vahet, kuhu ta läheb, taeva või
põrgu, et ta ei saa nii millestki aru. On siin kui seal õnnelik. Ja võib-olla on soomlastega ka nii, ma ei tea ju, ma ei ole geneetik, aga kuidagi niimoodi tundub. Lollidel on lihtne elu. Lollidel on lihtne elu tõesti, jah. Peeter, kui rääkida sellest, et sina oled ka Eesti inimese nii-öelda sealt poriaugust kuni siis riigisaadikuni läbi kombanud, ütleme niimoodi. Et mis eestlase õnnelikuks teeb? Jah, mis teeb eestlase õnnelikuks? Mina arvan, et eestlane on oma kodust nii palju lahti rebitud, nii palju on loksutatud teda, elustiili meeletu muutus on ju tegelikult toimunud minu eluaja jooksul, et kui sa oled väikese paadiga, nii nagu me pisikene suguharu oleme ju, nagu indiaani suguharu, alla 1 miljoni vist. Ja et kui sa oled siis selle väikse suguharuga tormisel merel, no kui õnnelik sa seal oled, eks ole, et kui rahuranda jõuad, vaat siis on õnn majas. Aga praegu on väga tormilised ja väga muutlikud ajad, nii et eestlasena õnnelik olla on üpris keerukas. Eriti veel siis, kui praegust elukorraldust meil vaadata, kus rahvast ju suisa tahtlikult paljaks röövitakse. Et kangesti meenutab sõjaeelset olukorda. Keeruline on see seis, jah, ja selles mõttes, et räägitakse muidugi, ja mina olen ka seda meelt, et vinguda kunagi ei tasu, on ju, aga mingil hetkel ei ole see enam vingumine, vaid lihtsalt iseenese eest seismine, kui mingitest piiridest üle minnakse. Et siis tuleb ikkagi selline eestlase leplik meel tuleks unustada ja minna tänavatele. Õnneks meie rahval see võime siiski on. Mis meid ilmselt praegusel hetkel tagasi hoiab rahvast iseenesest. Keda võib ju öelda, et mass on loll või rahvas on loll. Ei, ma ei tea. Isegi kui rahvas nagu kirjaoskaja rahvas, nagu me tõesti oleme, eks ole, et kui see rahvas nagu tõesti loll on, siis ei, et siis ta on intuitiivne. Nii et sellele loota, et eestlane kunagi ei ärka, millestki aru ei saa, selgasid kokku ei pane, niisugust asja ei ole, aga paraku läbi ajaloo me oleme võitnud ju kõiki vaenlasi. Eestlased on selles mõttes kummaline rahvas, et nad on sama võimsad kui mongolid. Me oleme võitnud Vene impeeriumi sõjas, vabadussõjas. Et sellel rahval on võime, aga vaat nüüd me oleme kohtunud kõige hullema vaenlasega üldse, iseendaga. Sõjas on lihtne, võtad püssi, lähed Sinimägedele. Mis seal küsimust on? Mitte mingit küsimust ei ole. Surm siin või Siberis, eks ole, et õnneks elu on ajaline ja lahendus lõpuks tuleb, ükskõik mis ka ei ole. Et seal ei ole küsimust, aga sul endal vähkkasvaja siin on, võta kirves ja raiu käsi ära. Ja. Lõika Lauristinide pere välja või Anveltite pere, eks ole. Millal on nad midagi head toonud kaasa Eesti rahvale? Eesti rahva jäikuse kohta on hea väljend, et umbrohi nii keelelt ei hävine. Ja see on see kuidagi see, kui me rääksime soomlastest ja eestlastest, siis ma ei ole küll Soomes elanud, ma käisin seal kunagi pürgimas Soome ehitaja karjääri korraks. Ja sellest väiksest ajast piisas, et saada aru, et me oleme küll sugulasrahvas, aga iseloomult ikkagi üsna erinevad, et kui ma Soomemaal olin ja vaatasin, kuidas seal inimesed käituvad liikluses ja poes ja kuidas nad üldse on, siis mulle tundus, et eestlased on temperamentsed.
soomlastega võrreldes siis. Et meil on ikkagi see, ma ei tea, kas see siis tuleb sellest verest, et see on hästi segunenud, aga mingisugune selline, ma ei tea, siuke Ida-Euroopa robustsus või siuke, mis mulle tohutult meeldib, on meis olemas ja soomlastes on kuidagi see hästi siukeks lamedaks silutud ja kõik on niimoodi hästi ära pehmendatud ja patjadega igalt poolt kinni mätsitud. Jah, ma arvan ka, et eks see segunenud veri ilmselt selle kõik põhjustab, et esimese matsuga mongolid siia ei jõudnud, aga Ivan Julma näol ju tulid mongolid siia ka lõpuks ja need, kes olid vaiksed ja rahulikud, eks ole, võeti rase talunaine nagu konnapoeg, pandi lameda kivi peale kõhul ja siis hakati selja peale nii kaua kivisid laduma, kuni laps koos soolikatega välja purskas, et mongolid tõid meile sellised kombed. Natukene elavama meele, natukene võib-olla verisemad naljad ja ka agressiivsuse enese kaitsmisel. Kas sa usud, et ja sa ütlesid väga hästi, et see vaenlane, või nagu sisevaenlane on ju, et see on kõige õudsem, et selle vastu ongi, et kui sul tead, et seljatagune on kindel, siis võid minna ja ühise vaenlase vastu astuda, aga kui sa tead, et seljatagune võib sealt hoopis sulle sutsata, siis on nagu hästi ebakindel jalgealune. Aga mulle tundub, et kuidagi vaadatakse või proovitakse olla, ma ei tea, kas siis praegu lääne moodi kuidagi või hästi üle võtta mingisugune mõtteviis ja üldse ühiskonnakorraldus ja kõik need ideed, mis sealt tulevad, et Eesti on ju tegelikult tohutult keerulise asukoha peal, täpselt lääne ja idamaailma, nii seal piiri peal, kui vähegi olla saab, on ju. Et siin tulebki niimoodi mängida, natuke vaadata, kuhu poole hoida, aga samas jääda iseendaks selle ikkagi see metsausk ja kõik, mis meil olemas on, et 1000 aastat on ristiusku peale mõõgaga tammitud, aga päris peale ei ole ikka see hakanud, et vahepeal on ikka vaja metsa minna ja puuokstega ka juttu ajada. No vot, need narratiivid, et mõõgaga tampiti ristiusku pähe, ütleme, ristisõda, mida me täna tunneme või teame, eks ole, et ega see oli taanlaste ristisõda Põhjalasse, eks ole, teised rahvad käisid seal, kus seda ristisõda siis nagu päriselt peeti. Et kõik need ja kristlik, varakristlik oli Eesti juba kindlasti enne seda, kui ristisõjad algasid, et maausu üks omadus on ses mõttes tolerantsus, et ei põlata teiste jumalaid, neid jumalaid on igal pool. Kõik on üks suur jumal. Kõik on vägi. Et võib-olla siis see võimaldas, eks ole, varakristlikel kogukondadel tekkida. Tallinn oli kindlasti juba ristiusklik enne ristisõdasid. Et meile on Nõukogude ajal loodud ja Vene impeeriumi ajal just nimelt selle peale aastat 1700 on ju esiteks ajalugu ära solgitud, mitmel korral maapind pahupidi pööratud, hävitatud maamärke, mis näitaks, et siin on ugrilaste kodu, eks ole, et siin ei ole Tibla kodu. Kogu aeg on samm-sammult seda maad käest ära antud, eks ole, et jah, tõepoolest oleme selle piiri peal. Euroopa vabaduse võti on Narva jões, eks ole. Kui see murdub, siis läheb laine jälle Berliinini välja või saabki tõeks see, mida Stalin kunagi lubas, et sõda lõpeb siis, kui Tibla peseb oma verised kirsad Vahemeres puhtaks. Et nii ta on. Kas Euroopa seda mõistab? Ma arvan, et mitte. Meie asi on nii palju kui võimalik väike rahvana hoida kinni oma juurtest, tõesti, käia iies, lüüa trummi. Mitte mis asi see kristlus on? 2000 aastat lapselalinat, 10 aastatuhandete kõrval maausku.
täna teadlased ajavad juba seda sama juttu, mida loodusrahvad on ju tegelikult kogu aeg rääkinud. Et maakera on elav organism oma südamelöökidega, kõige muuga. Nii et me oleme siin seljas lihtsalt putukad. Selle kohta ütles kunagi üks kuulus koomik Jimmy Carlin, et rääkides ka sellest igasugusest kliimamurest on ju, et kas teie tõesti inimesed arvate, et maakeral on teist sooja või külma, et maakera jääb siia püsima hoolimata teist ja raputab teid maha, nagu koer raputab lihtsalt kirbud maha ja elab rõõmsalt edasi on ju. Et kas siin inimesed on, kas meie siin oma e-maile saadame ja muud trikke teeme, et sellest on ju looduslikul stiihjal on täiesti savi sellest, et see läheb edasi lihtsalt. Jah, absoluutselt. Me kõik oleme tähetolmust ja miks me nii naiivsed arvame, et seda elu seemet ainult siia pursati, eks ole, et kuidas see on, et mis on lotol ja onaneerimisel, eks ole. Sarnast, et kui laks käib, siis on 1 miljon puhtalt käes. Et loodus on ju sama. Plaks käib, siis vaadake suuremat pilti. Ja. Ei ole me nii haruldased. Nägin huvitavat naljapilti just siis meie galaktikast ja siis oli seal väikse täpina oli ära märgitud, et näed, sina oled siin ja maksad pedofiilidele makse. Aga Peeter, rääkides sinu legendaarsest telekarjäärist, et jube häid saateid oled teinud esiteks. Ja kindlasti oi, aitäh nüüd pähe määrimast. Kindlasti on sinu kohtumistest tekkinud Eesti rahva teadvusesse selliseid, ma ütleks isegi kangelasi ja legendaarseid kujusid. Mõtlesin sulle, et ma proovisin leida mõndasid neist on ju. Aga kes sulle on kustumatu mulje jätnud, kellega sa oled kohtunud enda siis nii Võsapetside ees kui ka politseikronikat? Ma ei ole temaga kunagi kohtunud. Kustumatu mulje on jätnud Aleksandr Nevzorov. Vene ajakirjanik 90-ndatest, kes oli tol ajal nõukogude meelne, väga tugev tegija. Praegu ta muidugi enam Venemaal ei ela. Ta on vist, kui kätte saadakse, lastakse maha. Aga eks ta nii olegi, et sa pead oma tähte taga ajama. Et mina vaatasin, ma ei olnud isegi ajakirjanik mitte, ma olin ju miilits tol ajal, eks ole, need olid Eesti iseseisvumise aastad põlevad piiriputkad. 90-ndate alguses olid miilits? Jah. Ja need olid kõik Teletorni ja Toompea sündmused ja Lõssenko Toompea vallutamine, ma kõik olin selle ninapidi juures üle elanud. Ju siis pidasin vajalikuks püspeos ringi joosta. Ega selles mõttes selgus on juba ju sellest ajast, et ma olen ka lisaks Moskva ajakirjandusest esinatsi näitena läbi käinud, et minu jaoks on need asjad selles mõttes selged ja lihtsad, et kui mingi jama on, siis ma tean, et minul tuleb ennast kaitsta. Ükskõik kui vana või kõverik ma ei ole. Muidu lüüakse põlved pahupidi ja pannakse poe taha viina jooma, et vaadake Eesti rahvas. Siis on sul ju täiesti selline uskumatu kihiline läbivaade, et kui sa oled ise miilitsana olnud riigi loomise juures ja siis hiljem käinud näiteks Tiidu ja Teeduga Desperada ehituse meestega vaatamas, et mis siis sellest riigist sai või mis me selle vabadusega peale hakkasime. Et kas sul on pettumus ka olnud kuidagi Eesti inimestes? Ei, Eesti inimestes ei ole minul pettumust. Kohe kindlasti mitte. See on väärt rahvas, selle, jumal hoidku,
mis linnupoeg see on, kes oma pessa sülitab, eks ole, et see oleks nagu päris inetud lugu. Kohe kole lugu oleks, jah. Et selles mõttes, kes kuidas suudab ja oskab, et ega siis nõukogude ajal oli riigikorra kirumine oli ka juba vastuhakk oma ette, eks ole, et selleks ei olnud ilmtingimata vaja relva kätte võtta, et minul niimoodi läks, siis oli saatuse õnnistus. Ja noh, pettumus võib-olla kõige suurem oli tegelikult see, kui vanad kommunistid mängisid isamaalised jõud üle ja patrioodid läksid persevestidega kokkuleppele. Ja ütleme, pullapää lõikamine jäi ära või ükskõik, mis säärane oleks võinud juhtuda, et meie vabadusel jäi vere hind maksmata. Ja see ei ole päris õige vabadus, kus see maksmata jääb. Ei oleks kujutanud ju peale teist maailmasõda mitte keegi ette, et Nõukogude armee võtab kätte, vabastab kõik juudid sealt, kus nad olid Auschwitzi laagrist, eks ole, ja siis tuleb järsku üks mees, valge kittel, issand juudid, teil on, kurat, teid on lõigatud ja teil on siin maksa välja võetud ja opereeritud ja katseid tehtud. Kuidas teiega käitutud on? Teate, mul on teile hea uudis. Mul on arstiharidus, ma olen doktor Mengele, ma hakkan teid nüüd kokku lappima. Miks ei juhtunud niisugust lugu? Et see sama arst, kes neid tükkideks lõikus, neid ravis. Taga otsiti, taheti maha lüüa. Aga võt näed, meil istus Arnold Rüütel edasi ja Vähja Tiit sai tehase ja sõjaväeosad tehti tühjaks ja müüdi oma enese kõrgete vabadusvõitluse ohvitseride poolt. Ja mitte mingit lõikamist ei olnud. Ja sõbrad Ameerikast vaatasid hea meelega pealt, kui hästi kõik läheb. Ja sinna see läkski. Ja et ega praegu on 30 aastat. Mooses vedas juute mööda kõrbet, mis Siinai kõrbest ei osatud välja minna. Ega nad nii lollid ka ei ole, need inimesed ju. 40 aastat vedas ringi. Miks? Mitte sellepärast, et ei osanud kõrbest välja minna, vaid see sündinud orjade põlvkond. Egiptuse orjad, nii nagu meil, mongolite orjad, vanad kommunistid. Need pole veel maha surnudki. Alles nüüd tuleks hakata õiget riiki looma. Nüüd on see õige aeg käes. Mina olen selleks natukene liiga vana. Sina oled õiges eas. Teie põlvkond. Kala vedaneb peast, nagu nad räägivad. Kas teie hulgas on patrioote? Kas keegi jääb kodumaale? Kas keegi hangib endale hea hariduse? Kas keegi julgeb võtta püssi? Seda kõike on vaja teha üheskoos. Ja see on teie põlvkonna ülesanne nüüd, see riik teha. Sellepärast, et ise näete, kuhu need, kes ei ole selle 30 aastaga maha surnud, kuhu nad riigi on juhtinud. Sest neilt ei võetud tüüri käest ära. Sellega on see, mis ma olen ise mõelnud, et ütleme teatav ideoloogia, mida me kuuleme igalt poolt, on ju, igal pool vasundatakse ühte teemat ja lähed üle piiri, seal on teine teema, on ju, aga et kui inimene sünnib sellesse ideoloogiasse, siis ongi see, et see inimene ise ei ole milleski süüdi, ta ei tea lihtsalt paremini, sest tema ju, ta saab ainult ühte seda infot, temani ei jõua üldse mingisugused teised ideed ja võib-olla see tingib selle, et mingi süsteem jääb nii pikaks püsima, et lihtsalt, sellega mul tuleb meelde see mingi katse, millest räägiti, et paned kirbu, paned purki, on ju. Kirp täpselt välja hüpata kohe üle purgi, on ju, aga siis keerad kaane peale, siis ta ei saa, hüppab vastu lage kogu aeg, on ju. Hüppab lage, paned teise kirbu talle juurde, paarituvad, saavad oma kirbulapsed seal, on ju. Kõik üritavad välja hüpata, ikka lagi ees kogu aeg. Ja siis saavad veel, läheb mõni põlvkond mööda, siis see esimene kirp, kes mäletas
et meile pandi seal agi peale, et sai välja hüpata, on ju. Tema sureb ära, siis mingi hetk sa võid selle purgil kaane pealt keerata ja kõik nad hüppavad ainult sinnamaani. Keegi ei hüppa enam purgist välja, sest nad kõik teavad, et ahah, niimoodi käib elu. No jah, vaata, minuga on ka see purgikatse juba tehtud TikTokis. Mul üks kord oli juhus TikToki vaadata, mulle üks hea tuttav näitas. Nii. Ja ma ei tea, kus kohas ta ise selle leidis ja miks ta mulle seda demonstreeris. Aga seal oli täiesti normaalne, alla 30, minu meelest isegi võib-olla äkki oli hilisteismeline Eesti noormees, kes võttis kätte ja istus endale tagapalgesse 0,7 liitrise mulgi kapsa purgi. Minu maailm sellel hetkel rebenes. Nagu ka tema. Rääkisin seda kolleegidele, nad veel irvitasid, küll sind ikka vaevab. Aga tõepoolest jäi meeletult vaevama. Esiteks, muidugi see, et mind pani imestama, et see sinna üldse mahtus. Ma mõtlesin, et vaagen läheb puruks. Teine asi, et see purk puruks ei läinud, et milline võime peab inimesel olema, eks ole, ja nii edasi. Siis ma taipasin seda, et tegelikult on kogu selles, ütleme, Eesti kunstimaastikul niisuguste lühietüüdide ajastu tekkinud, et mida sa 5 sekundiga suudad, eks ole. Ja, et see poiss ei aevastanud siis samal ajal. Ja täpselt, et Balzac'i sa läbi lugeda ei suuda, eks ole. Tammsaarega pole 5 sekundiga midagi teha, aga kapsapurgi jõuad küll perse istuda endale. Nii et lühietüüdide aeg on. Ja siis ma taipasin veel ühte asja. Vaata, mis sa sellele purgihüppajale, inimesele ikka räägid Eesti rahvast, tema ajaloost, iseseisvusest. Miks sa talle räägid seda, et ma ju tean, kuidas ühiskond tööd teeb, et lõpetage pedereerimine, tehke lapsi, minge kooli, kui kooli ei taha minna, võtke labidas, hakake kaevama, tehke midagi oma kätega, võtke mulla seest, looge mingit väärtust. See, et olete lauljad, tantsijad, ma ei tea, isegi arstid ja politseinikud ei tooda midagi. Lisandväärtust ühiskonnale, loob ainult see, kes oma kätega võtab midagi mulla seest. Ja sellest midagi teeb ja selle müüb. Nii et püüdke sinna poole. Ja tänapäeval on ju see, et oleks sa lauljagi, oleks sa näitlejagi, aga sa ei ole enam mitte midagi, aga sa oled kuulsus. Jah, täpselt. Et sa ei tee mitte midagi, sa näitad, mida sa hommikuks süüa teed endale ja ongi kõik. Nii et ega me ju ennast ei ole identifitseerinud läbi ajaloo ju tegelikult nagu ütleme läbi voodi või läbi seksuaalsuse või läbi ma ei tea mille, läbi töö ikka, et kes sa oled? Autojuht olen, põllumees olen, eks ole, see olen, teine olen. Millal see tekkis, et ma olen lesbi, ma olen pede, ma olen kuulsus. Kuradi kuulsus. Mille poolest sa kuulus oled? Oled sa kellegi terveks ravinud, oled sa midagi oma kätega teinud? Mis sa nüüd siis nii väga loond oled? Muidugi, kultuur on tegelikult ka tähtis. Tähtsad on need inimesed ka, need muinasjutuvestjad, kes istuvad aidatrepil ja suurt midagi ei teegi. Aga mulle küll praegu tundub, et seoses Kultuuriministeeriumi rahade kokkutõmbamise ja igasuguste kultuuriinimeste suure kiunuga. Et teate, need on kah vanad kommunistide jäljed, et iga külateater peab saama riigi poolt ülal peetud. Ma ei ole elades kopikat mingisugust riigi toetust kuskilt saanud. Ka on hing sees kuidagi viisi. Need riided on seljas. See on jah see teema, et riik on võimalik vaeseks tantsida ja laulda. Ärge laske seda juhtuda. Unustage see Jaak Alliku kiun. See muidugi see jah, ma olen täiesti selle poolt, et
et ütleme, kui me elame sellisel ajastul, nagu sa ütlesid, et Balzac'i me enam ei loe, on ju. Nüüd on 5 sekundi mingisugused jaburdused. Et siis selle jaoks, et ma olen suur eesti keele fänn, et see püsima jääks, on ju. Et siis on vaja, meil on vaja kõiki neid teatreid ja meil on vaja seda trepil istuvat luuletajat, on ju. Ja kuna me elame sellises maailmas, on ju, et see luuletaja ei saa enam ise endale riideid selga, siis just kui mulle tundub, et võiks siis teda aidata, on ju. Aga samas, luuletaja võiks ka välja nuputada, on ju, et äkki siis ta saab midagi muud moodi teha, et tal oleks võimalik, on ju, ise seda luuletust kirjutada. Ja mõned kunstiinimesed suudavad seda, see on üliväike tipu ots, on ju. Eriti meie turgu vaadates, sest tarbijaid on nii vähe. Aga siis ongi, neid me imetleme, kes on sellises kunsti või kultuurimaailmas siis suutnud seda, on ju. Eks iga üks, kes oma tähte taga ajab, eks ole, on toetamist väärt, seda küll. Aga teisest küljest jõuame me kõike. Selleks, et üks kohale jõuaks, vaata selleks peab 1000 tõusma, minema ja langema. See on tõsi, sellega mul tuleb alati meelde, et kuskilt ma olen kuulnud seda, et nõrga mehe omadus on see, et tema proovib ennast üles upitada niimoodi teiste õlgade peal, suruda ennast üles, mitte siis nagu ise kasvada, vaid just nagu trepiastmetena kasutada teisi. Ja seda on võib-olla seal kalapeas eriti näha. Mis see poliitika on, mis see revolutsioon on? See on üks varade ümberjagamine. Nüüd on jälle aeg revolutsiooniks, need varad on vaja ümber jagada, näete ju ise maksu kokkukogumise summad, ega need ei ole vähenenud. Raha on millegi pärast otsas. Kus see raha on siis? Kus see raha on? Kus see raha on, mis kuradi rahvusvahelistes klubides Eesti riik istub, tuleb üle vaadata, eks ole. Kõik näitavad näpuga Riigikogu peale, et need 101 lolli, kui palju nemad jõuavad raisata. See on olematu summa. Tuugenid, jumaloitku, kõik need rohelollused. Igasugused, ma ei oska nüüd öelda, ma selle vastu nüüd küll ei ole, et seda S-Cube'i väikest kuubikut poleks pidanud kosmosesse laskma, aga me peame nagu väga hoolega ümber hindama, kuulge, arsti abi kukub kohe kokku, eks ole. Eks me jaksame ikka sõda pidada, me mädaname siin ise surnuks oma haavades. Et me peame ikka väga tõsiselt ümber hindama, kõik viimseni. Targad peavad pukki saama, mulle tundub, aga kui pukis on inimesed, kes istuvad seal lihtsalt selle pärast, et seal olla ja siis on see nii-öelda tulevikuplaan on ju see, et kui sa vaatad, ma ei tea, vaatad kas või vandenõuteooriasse minnes, vaatad neid juudi suuri perekondi on ju. Ega nemad ei tee oma plaani 4 aastaks ette on ju. Nad teevad 4000 aastat võib-olla oma plaani ette on ju. Et sükest pikka plaani ikkagi võiks keegi näha, aga me kuidagi nagu vurrattas on ju, oleme hästi mingisuguses 4-aastases tsüklis ja kes sinna nii-öelda mesikärja juurde saab, limpsib natuke ära. Me oleme ära unustanud, et eestlased elavad 300 aastaseks, käivad lihtsalt mitu ringi. Et kui me seda poleks ära unustanud, me suudaks ka mõelda 4000 aastat ette. Peeter, mis sa arvad, mis pärast surma juhtub? Mis seal ikka juhtub, et läheme sinna tagasi, kust tulime. Eks me oleme ühed hingemullid, kindlasti eraldatud sellest suurest ja võib-olla ei adu täpselt, et me oleme üks osa õhust. Võib-olla nii nagu üks osa õhust on näiteks mullikile sisse suletud. Kui see plaks ära käib, siis kile elab ikka edasi. Siis surm vabastab, siis me oleme vabad. Ja see on huvitav mõte, et kas sa lähed pärast surma sinna samma, kus sa enne sündi olid.
et kas see on see sama koht põhimõtteliselt on ju? Ei tea, keegi pole tagasi tulnud. Selle kaudu tuleb alati meelde, mul oli üks teine suur lemmik telesari oli Jürgensonid ja neil ühes episoodis oli siis anekdoodivõistlus, kus härra Volkonski rääkis head anekdooti, et 2 loodet ema kõhus räägivad omavahel, et mis sa arvad, mis seal väljaspool on või seal teispoolsuses on ju, siis teine ütleb, et ega ei tea, et keegi pole sealt tagasi tulnud. Jah, nii ta on. Ja see sama paralleel veel edasi, et ma ja sama juttu kuulnud jälle teise nurga alt, et see üks loode siis ütleb teisele, et kuule, aga et kuula, et seal väljas ikka midagi on, et see on ema hääl ja me saame seal lolli juttu ja ema ei ole olemas, et kõik, mis on siin. Just. See on ka väga hea analoogia. Ja selles mõttes mulle tundub, et ikkagi looduse muster on pigem ringikujuline kui lihtsalt üks joon on ju, et kui mõelda sellele, et ma ei tea, kuskil oled enne sündi, sünnid, elad, sured ja siis, et sa kuhugi nagu liigud niimoodi lineaarselt, see tundub mulle ebaloogilisem kui see, et see käib ikkagi kõik kuidagi on omavahel ühenduses ja kuidagi ringi ratast käib on ju. Jah, see on kohe kindlasti nii, et ega tehke silmad lahti, vaadake ringi. Kõigel on 3 olekut, kõigel siin maailmas, mis siis meil teistmoodi on. Meil ei ole 3 olekut. Mis sa igapäevaselt praegu teed üldse? Et kui sa hommikul üles ärkad, mis sa teed siis? Teed koerale pai? Jaa, täna hommikul, kuna ma eelmise korra suutsin kuidagi ära unustada, eks ole, ja sassi ajada, siis ma juba vana inimene ikka suutsin ära unustada. Aga mul oli millegipärast eile meeles, et ossa kurat, et ma pean nüüd varakult ärkama, ma pean siia tulema. Ja siis vaatasin üle need sõnumid, mis ma õige, see oli hoopis täna. Nii et, aga tänane hommik oli siis, mis ajasin kargu alla, kell oli 5 võib-olla. Vana inimene, uni läheb nii ära. No, midagi teha ei ole, uni läheb ära. Ma õhtul jälle vajun selle võrra varem, et kell 10 ma juba magan tavaliselt, et ma lähen vahel võib-olla nagu pimedaks lähen loen midagi ja siis ärkan, siis on juba raamat näos aga et hommikul ärkan, silitan koera, käin tiiru metsa vahel, jalutan, vaatan üle, kuidas on olukord. Ma olen igavene laisk töömees, siis vaatan asjad üle, mida ma tegema pean. Nüüd ma pean neid tegema, aga kui peaks, siis lükkaks veel võib-olla edasi. Ja siis käisin Joogive kanalis ujumas. Kassin perset ja Tallinna joogivette. Jooge, hea puhas vesi on. ja siis vitamiinid sisse. Ja täpselt ja siis nüüd siis oligi aeg seal maal, et hakkasin juba tulema linna. Üks asi, mis ma mõtlesin ka su käest küsida, et kui sinu saateid ja intervjuusid nii palju, kui ma mäletan, neid vaadatud sai, et siis et sul on hästi värvikirev sõnakasutus, et näiteks sääreluid, katki hammustavad lutikad või midagi sellist. Et kust see tuleb? Ma eeldaks, et see tuleb sellest, et sa oled kõvasti lugenud. Jah, mis vaimuhaiguse vorm see on, kus inimene ei saa suures seltskonnas väga hakkama, eks ole, et ei taha jalgpalli mängida teiste poistega ja valib selle asemel maadluse või mingi üksik ala, eks ole. Et teised läksid vuti taguma ja ma läksin raamatut lugema või mis siis tol ajal oli joogat tegema või ja et muidugi see, et ma või minu vanemad on absoluutselt erinevatelt murdealadelt pärit. Et üks lõuna poolt ja teine sealt päris Virumaalt, eks ole,
peaaegu kõik on kolmandas vältes, eks ole, ja noh, need erinevad jutud ja üsna värvikad inimesed, eks ole, need võib-olla kujundasid, raamatud ka kindlasti palju, jah. Jah, selles mõttes eesti keel on nii fantastiliselt rikas keel tegelikult. Nüüd on ta, kui sellist mudru kuulata, mis kuidagi siin mainstreamis toimub, siis ongi täpselt see mainstream ongi käes, et nüüd need inglisekeelsed sõnad on lihtsustanud paljusid asju, et ütled ühe sõna ja võtad kõik kokku, varem kirjeldasid seda asja kuidagi proovisid eestikeelseid väljendid teid, Jah, igasuguseid inimesi, kes on ilma õppimata saanud õpetajateks, et neid tuleb nagu seeni peale vihma juurde. Konstellatsioonid, ma ei tea, MMS-i aja lennuki diivanurgast mingit mürki taga, eks ole. Veel mingeid õpetusi, eks ole, neid igasuguseid kummalisi tekkinud. Kohe ei teagi, mis nende kõigega peale hakata, et sudru-mudru maailm on. Seina äärde ja maha lasta. Ei tea seina äärde ja maha lasta. Toon näite koolituselt, kus koolitaja ütleb, et eesti keeles ei olegi niisugust sõna, et ma toon siin teile inglisekeelse sõna mailstone, et võt sellega saan, et kui te olete nüüd selle mailstone'i siin läbinud, vanem mees tõstis käe püsti, ütles kulge preili, et eesti keeles on väga ilus sõna selle kohta olemas, et vaadake järgi õigekeelsus sõnaraamatust, see on verstapost. Ta polnud kuulnudki ilmselt sukest. Mida see koer tuled õpetama, kui sa ei tea, mis asi on verstapost? Et miks on vaja keelt, mis võimaldab kolmetasandiliselt mõelda, hakata solkima tuhandeid aastaid nooremate keeltega, mis ei väljenda mitte midagi, kus ei olegi käändeid, kus ei ole sõnu. Kui paljudes keeltes on sõna kodu? Miks on soomekeelne sõna sisu tõlkimatu? No võt. Ja meie alahindame seda, mis meile on antud. Me solgime seda russismide. Kui vanasti olid kadaka sakslased, ma ei tea, täna on paju inglased või? Et võtke midagi veel, kellel on ette võtta oma lastega, võtke midagi ette. Jah, läbige neid verstaposte. Jah. Mis sa arvad, milline Eesti 10 aasta pärast on? Kas siin on toimunud mingi kardinaalne, drastiline muutus? Või on kuidagi sojume edasi selles tuules, kus me praegu sojume? Kui me fertiilses eas inimesed kohe täna õhtul ei hakka seksima ja lapsi tegema, siis on Eesti 10 aasta pärast seal, kuhu peded seda lükkavad. Perses. Minu põlvkond sureb ära ja need, kes sünnitavad 5000 last aastas, need on nagu lennuvõimetud linnud, nagu ahtrad lehmad. Kus teie lapsed on? Mis te teete? Kulla poisid ja tüdrukud. Lõpetage see pihku tagumine ja minge sekspoodi, ostke lelud ja tehke möllu, tehke üks seksrevolutsioon, tehke lapsi. Väga hea soovitus, Peeter. Ärge kiunuge iga katsumise peale, ärge kujutage ette, et iga seks oli teie vägistamine. Eks ole, lõpetaks jama ära. Seda tõesti on tarvis, lapsi on vaja. Me sureme lihtsalt välja. Seda riiki pole enam kellelegi jätta. Pole kellegi vastu sõttagi minna. Kuhu? Kelle käsul?
keda kaitsma, kelle lapsi, mille eest. Et ei. Kõik me oleme linna ära kolinud, elutingimused maal on tahtlikult tuksi keeratud. Me laseme ennast kuidagi väga rumalalt vedada kuhugile, kuhu me ei kuulu ja meid lihtsalt nühitakse mööda seda liivapaberit laiali, nii et vererida on taga. Tulge sealt Soomest ja Inglismaalt ja Norrast ja Rootsist ära, kes te sinna läinud olete, eks ole. Küsige endalt, mis asja te teete seal perse tuppis, kuradi vundamendi kraavides raisk. Sõda tuleb Sinimägede poolt. Mida te korraldate? Ei ole võimalik elada. No tulge, võtke need labidad ka kaasa, millega te neid kraave kaevate ja andke pähe sellele valitsusele, kes perse keerab. Tehke see põlvkondade vahetus ära, ärge põgenege. Või mina pean uuesti püssi võtma või? Aga ma ei saa, mul on kõik, mul on südameklapp on kivist. Suren ära, ei jõua rindele. Puusakont on läbi. Äkki sa pead uuesti seksima hakkama? Ega see puusakonti ei paranda. Kuule, aga selle üleskutsega täna õhtul siis minna ja teha asju. Sellega võiks kokku tõmmata. See on ilus soovitus. Jah, Eesti rahvas. Armastage ise ennast ja üksteist ja siis tulevad ka armule viljad. Aitäh sulle, Peeter. Aitäh kutsumast.